Oi, tere! Oi, tere! 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 Oi, tere! 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 Kas teadsite, et keskmiselt ütleb klienditeenindaja päevas 500 korda tere? Päris muljetavaldav. Tere tulemast vaatama saadet Noor meister. Kohe astuvad teie ette Eesti parimad noored kutseõppurid, kes asuvad üksteisest armutult mõõtu võtma. Selgitame välja nii osavaimad kondiitrid ja veevärgitehnikud kui ka pagarid ja klienditeenindajad. Seadke ennast mugavalt sisse, sest kohe algab põnev võistlus, mille kaalukausil on ei rohkem ega vähem kui noore meistri tiitel. Tänane võistlus toimub Tallinna Tööstushariduskeskuses. Tere armsad kutsehariduse fännid! Minu nimi on Piret Krumm. Tere ka siit kaadri tagant. Ja see on Sander Rebane. Täna astuvad teie ette noored, ilma kelleta jääks hätta nii mõnigi meist küsimuse korral, mida osta ja mida mitte osta. Sa mõtled interneti suunamudijaid? Peaaegu. Teie ees on Eesti parimad noored klienditeenindajad. Tere. Meie tänased võistlejad on sihikindel Greta Tallinna Tööstushariduskeskusest. Mina kavatsen täna selle võistluse kinni panna. Rõõmsameelne Kirgit, samuti Tallinna Tööstushariduskeskusest. Minu kõige tugevam külg on suhtlemisoskus ja ka see, et ma suudan alati jääda positiivseks. Sõbralik Kertu Pärnumaa Kutsehariduskeskusest. Ma arvan, ma olen hästi sõbralik ja hästi positiivne, et alati püüan leida lahendusi. Maru rahulik Liidia Pärnumaa Kutsehariduskeskusest. Minu kõige tugevam külg on see, et ma suudan ka vihaste klientidega täitsa rahulikuks ja viisakaks jääda. Ja naerusuine Kristina, taas Pärnumaa Kutsehariduskeskusest. Minu trump on siis naeratus, sest see on klienditeeninduse juures väga oluline. Järgmisesse vooru meistritiitli nimel võistlema pääsevad 3 parimat. Võistlejad! Kas te olete valmis? Jaa! Võistlejate esimene ülesanne koosneb 3 osast. Kõigepealt tuleb neil ette antud kaubast kujundada väljapanek. Seejärel teenindada ära klient. Oi, tervist! Oi, tervist! Kuidas ma saaksin teid aidata? Isiklikult eelistan seda. Lisapunkte saab see, kes teeb ka lisamüüki. Ja lisaks veel soovitaksin ma teil lisada seda pesule. Ma võtan selle lisaks. Seejärel tuleb lugeda aja peale kokku kliendi sularaha. Tähelepanu, valmis olla, läks! Siis hakka mõtlema, et kuidas nagu ikka parem oleks panna, et tooted ei varjaks üksteist ära ja klient näeks nagu igast nurgast tooteid. Tänast võistlust jälgivad terava silmaga kohtunikud. Lasnamäe Maximarketi juhataja Mart Kansa, kaubamaja koolitusjuht Merli Einaste ja Talvest Grupp OÜ turundusjuht Piret Oja. Ja juba ongi Kristinal väljapanek valmis. Üks asi oli seda teha, teine asi oli see, et ma pidin pärast kohtunikele rääkima. Mina sain siis sellise väljapaneku. Minu väljapaneku dominandiks ehk siis kõige tähelepanu äratavamaks tooteks valisin siis 5 ühes mängukomplekti. Ma tegingi siis selle väljapaneku selliseks, et ta oleks värvipõhine ja kasutasin siis rühmitamise põhimõtet. Väga tubli. Aga mulle tundub, et poe uks juba käis ja klient on kohal. Kuidas teil päev läinud on? Tere, aitäh, väga kenasti siiamaani. Kuidas ma teid aidata saan? Mul oleks vaja pesu pesta. Pesu? Kas te soovite kapsleid või keeli? No, mis parem on? No eks ma improviseerisin ka koha peal, aga me oleme nii palju õppinud neid asju, et pesupulbrist rääkimine ei olnud nagu minu jaoks väga keeruline. Tähendab, kuidas see allergia asjadega on, et mul on laps natukene allergiline? Kohe vaatame järgi.
siin ei tohiks olla midagi sellist, mis tekitab allergiat. Ahah. Kas teil on midagi veel? Mida te veel pesu pesemiseks vaja võiks minna? Teate, ma olen pesu pesemises väga algaja, et kas mul peaks midagi veel ostma või? No oleneb, millist materjali te pestada soovite, et siin on meil olemas veel musta värvi riiete pesemine ja siin on siid ja vill. Ai, siis mulle sobib ainult et sobib see? Jah. Ai, sinna see lisamüük läks. No tagantjärgi jah, võib-olla ennast äkki tahab ka pesta, et šampooni, palsavit midagi võinud pakkuda. Et seda ma nagu ei teinud, see närv natuke jah, tegi oma töö. Kas teil sularahaga saab ka maksta? Ikka saab. Väga hea. Palun. Kuu lõpp. Raha lugemine algab nüüd. Teil on siin kokku 25 eurot. Isegi? No väga hästi. Tänan, et külastasite. Loodan, et teil on hea pesu pesemine ja ootame teid jälle külla. Väga meeldiv. Tšau, Head aega. See oli veist natuke liiga palju vist see lehvitus. Et see tuli kuidagi nii automaatselt. No see oli veel piiri peal. Hea, et sa talle tšau-pljau vastu ei öelnud. Kirgit, aeg läheb käima nüüd. Mina kasutasin oma väljapanekuks sümmeetrilist tehnikat. Mina tegin siis värvipõhise väljapaneku, kus ma olen kombineerinud tooteid värvide järgi. Tõesti, kena sümmeetriline, värviline, aga nüüd klient. Tere päevast! Tervist! Kuidas saan teid täna aidata? Minul oleks vaja pesu pesta. Meil oleks pakkuda teile Maieri Sensitive pesukapslid, mida on väga lihtne ka algajal kasutada. Mul naine kapsleid üldse ei soovita. Jah. Meil on olemas ka vedelpesuvahend, mis säilitab kanga värvi, annab pesule värskuse ja pehmuse. Mul on laps natukene selline allergiline vahel, et kuidas selle allergiatega inimestel on, et kas see sobib? Selle jaoks ma soovitaksin ikkagi pigem neid pesukapsleid. Ikkagi kapslid. Et need on täiesti neutraalsed ja sobivad lastele paremini. Selge. No hästi, ma võtan siis need kapslid ka juurde. Väga hea lisamüük. Boonuspunktid sulle selle eest, et suutsid maha müüa kapslid, mida kliendi naine kodus ei soovitanud. Suurepärane. Tulidki just need pensionirahad üle ja see on nüüd see, mis alles on. No nii, Kirgit. Loe pensionirahad kokku. Teil on siin täpselt 24 eurot. Täpselt 24 eurot. Oled sa ikka tõesti kindel? Jaa. Mul jäi üks 1 eurone 2 silma vahele, mille ma siis kohe muutsin paberil ära, aga ma unustasin seda muuta siis, kui ma kogu summa kokku liitsin. Eks see tunne natuke halb oli, aga läks nii, nagu läks. Kertu, sinu kord. Hakkan siis kuidagi kombineerima, et mis sobiks kokku, kuhu võiks siis domineeriva toote panna. Minu väljapanek on 2-tasandiline. Siin allpool on peegeldust kasutatud ning on ka rühmitus. Ja mu väljapanek on siis värvipõhine. Mulle meeldib väga väljapanekuid panna, sest et ma saan ise mõelda. Mulle väga meeldib nagu asju kombineerida. Tere päevast! Tere! No viisakas on ikka, kui nagu kliendi teenindaja klienti esimesena tervitab. Meil on siis siin pakkuda erinevaid pesukeele, pesukapslid. Mis see kõige parem on? Midagi ma nendest toodetest kindlasti teadsin, aga mis seal täpselt laua peal on, et erinevad need riiete värvid ja see oli natuke keerukas. Kapslid sobivad valgetele kui ka värvilistele rõivastele pesemiseks. Ei sisalda lõhna ega värvaineid. Ja pakkusin talle ka pesu pehmendajat. Selle peaks siis lisaks võtma? Jah, just. Hästi, aga ma võtan selle ka siis, jah. Väga tubli. Lisamüük ongi tehtud. Lõin lapse hoiukassa puruks, et... Nii,
siin on siis kokku täpselt 25 eurot. 25? Jaa. Suurepärane. See läks küll hästi. Aga vaatame nüüd, mida teeb Liidia. Minu väljapaneku dominandiks on see 5-1 lauamäng. Kaubad on paigutatud peegeldavalt, ehk siis kliendil on mõlemalt poolt võimalik ilusti need kõik asjad kätte saada. Hea töö. Aga nüüd kliendi juurde. Tere päevast! Oi, tere! Kuidas ma saan teile täna kasulik olla? Mul oleks vaja pesu pesta kodus. Meil on siin erinevad pesuvahendid, näiteks tumedale pesule. Ja siis siin on sükestele nagu õrnematele riietele. Aga mul on veel see asi, et mul on tegelikult laps natukene allergiline, et kas need kõik asjad sobivad ka allergikutele? Ja võt, siin on allergiavaba, siin on kirjas, et pesuloputusvahend on allergiavaba. Oot. Kuidas sul nüüd pesupulbri pähe pesuloputusvahendit õnnestus pakkuda? Ma ei tea. Pesuloputusvahend on allergiavaba. Et ma võingi võtta nüüd ainult selle siis põhimõtteliselt, jah? Jah. Ahah, no selge. Natukene kahju oli, aga jah, see on tehtud nüüd ja... Põhimõtte järgi, kes senti ei korja see eurot. No aga vaatame, äkki läheb raha lugemine paremini. Siin on täpselt 25 eurot. Suurepärane, täpselt see ümmargune number. Väga hästi. 3,26. See ei ole väga halb aeg, ma arvan. Ma oleks muidugi saanud kiiremini, aga ma lihtsalt ei hakanud kiirustama seal, sest et kõige olulisem on see, et ikkagi summa oleks õige. Sinu aeg läheb käima nüüd. Minu väljapanek on asümmeetriline. Tõin toonidest tumedamast kuni heledamani. Minu väljapanekul on nii mänge, maiustusi. Mina arvan, et minu väljapanek tuli päris hästi. See inspireeriks kliente ostma neid kaupasid. Eks vaatame nüüd, kui inspireeritud meie klient on. Tere päevast! Oi, tere! Saan ma teil abiks olla kuidagi? Jaa, minul on väga suur mure. Ma pean pesu pesema. Siin on meil pesuloputusvahend. Jälle see pesuloputusvahend. Kuulge, kas seal pudelitel on ikka õiged sildid peal? Esimese asjana ma haarasin kätte kohe pesuloputusvahendi. Hakkasin seda pakkuma, lugesin, oi, pesuloputusvahend, aga ma mängisin selle enda arust hästi välja. Et seletasin, et see on nüüd pärast pesu. Teeb kanga pehmeks. Ahah. Nii, see on nüüd hilisem etapp, aga nüüd ma näitan pesu pesemiseks võimalikke asju. Tuleb lihtsalt üks kapsel visata pesu juurde, sinna kuhu pesu panete ja siis panete pesu pesema. Siiamaani puutun kokku inimestega, kes küsivad, mida ma õpin, kus ma õpin. Ütlen oma vastused klienditeenindajaks, tekib selline, et mida sa õpid seal? Valearvamused ongi, et see ongi lihtsalt istud kassa taga ja müüd. Et lihtsalt nii lihtne ongi ju, et mis sa seal õpid on ja. Ja inimesed ütlevad ja, et müüja klienditeenindaja, miks seda õppima peab, et see on ju nii lihtne. Tegelikult ei ole. See on tegelikult väga lai nagu eriala, et ongi tööstuskaup ja toidukaup ja suhtlemist õpime ja kõike sellist, et keeli arendame on ja. Ma olen koolist õppinud väga palju. Kas saan midagi veel juurde soovitada? Kätepesu seepi? Ei, mul on ainult praegu vaja neid pesu pesta. Kas teile sobib, kui ma maksan sularahas? Sobib. Jah, mul tegelikult on kaardi peal küll raha selles mõttes, et ei ole üldse nii rasked ajad, aga ma lihtsalt tahan müntidest lahti saada, et kas teil sobib, kui ma maksan sentidega, jah? Kokku on teil siin kotikeses 25 eurot. 25 eurot kokku, jah? Nägemist oli äge vist. Oli, loodan, et tulete taas. Jah, seega. Kohtunikud, palun tehke oma otsus. Täiesti super. See väljapaneku osa. Ja, tegi seda, mida ma ootasin. Ainukesena. Ma olen nüüd üsna kahe vahel. Esimesena pääseb järgmisesse vooru. Ma loodan, et ma pääsen. Greta! Järgmine finalist on
ma loodan väga, et ma pääsen edasi ja saan esikolmikusse. Kristina, palju õnne! Ja viimane edasipääseja on... ma loodan, et Piret ütleb minu nime ka. Loota ju võib. Kirgit, palju õnne! et ma ei ole nagu pettunud, sest et nagu täiega laheda kogemus see ikkagi. Oleks tahtnud ikka esimese 3 hulka tulla. Greta, siia saabub nüüd üks väga oluline klient. Võiks öelda, et ta on Eesti shoppamise kuninganna. Ta tuleb siia oma sooviga ja sinu ülesanne on see lahendada. Siis ma kuulsin, et kontsakingad tulevad. Ja kui tulid need säravad punased huuled sealt esimesena sisse. Tere päevast! Tere! Kas ma saan teile kuidagi abiks olla? Süda hakkas lööma. Süda hakkas küll puperdama. Ma lähen sõbranna sünnipäevale. Sõbranna saab 42. Soovita mulle midagi. Finaalülesandeks ongi aidata nõudlikul kliendil leida kingitus sõbrannale ja tema 2 lapsele. Pakuksin väga ahvatlevaid ja mõnusaid suupisteid kingikotti. Aga ei, sõbranna on dieedil. Arusaadav. Soovitan muumitassi. Ta ei ole soomlane. Hästi armas. Armastus on kõikvõimas. Siin on väiksed luuletused, ütlused sees. Ta läks hiljuti just oma mehest lahku ja nendel oli väga-väga raske lahutus. Ei sobi see, ei sobi teine. Aga tal on ka tütar, 12 ja 7-aastane poeg. Okei, lastele on veelgi raskem kingitust leida. Kohe paistis silma vansisokid. Milline noor neiu ei sooviks vansisokke enda jalas kanda? Kuule, see on 10 points, see läheb kindlalt, just. Yes. Aga mis me poisiga teeme? Võib-olla siis minna kindla peale välja. Et meil on pakkuda siin, kas mõlemad saavad sokid? Järsku tüdrukule siis need sokid ikkagi ja poisile siis fansid. Super! Ja ongi lastele kingitused olemas. Tegelikult on ju nii, et ma lähen sõbranna sünnipäevale. See on nagu kõige olulisem. Aga mis sellest toredast karbis on siin? See on meil uus mäng, väga põnev. Mitte ainult mäng, vaid seal on siis 5 ühes mängu. Ale, kabe, domino. Nii, mis see 5 on? Mis see 4 on? Nii, ma kohe ütlen teile. Ma ei viitsi praegu sellega tegeleda. Ma vaatan natuke ringi. Sina tee endale selgeks, et mis mänguga siin tegu on täpsemalt. Jah, pisarad. Oi, ma jään niimoodi tagasi praegu. Olemas trips-traps-trull. Okei. Et väga lihtne ja mõnus mängida koos perega. Te pakite ju ära ka, on ju? Ikka. Ilusasti. Et siis mul on hästi tähtis see, et oleks selline nagu karp ja siis ma saan selle nagu lahti võtta ja võtame sõbrannale selle. Sünnipäeval ma küsiks veel nii palju, et midagi lauale. Vau, Greta! Ka kõige pingelisemas olukorras. Ikka lisamüük. Söövad kommi. Lapsed ei tohiks üldse magusat süüa. Kuidas? Tead, ma arvan niimoodi, et ma võtan selle šokolaadipaki endale. Ma soovin teile ilusat sõbranna sünnipäeva ja tulge meie juurde kindlasti tagasi. Nii ilus kott. Kas see tuli kauba peale? Jaa. Tõesti kena. Aitäh sulle. Aitäh teile. Tulen kindlasti tagasi. Ilusat päeva. Lõpp hea, kõik hea. Tubli, Greta. Saadame järgmise vapra leti taha. Ma soovin sulle edu. Kõik läheb hästi. Aitäh. Tere! Kui Anu Saagim sealt sisse astus, siis see oli päris suur üllatus minu jaoks. Ma otsin kingitus sõbrannale. Jaa. Tal on sünnipäev. Kuidas teile tunduvad meie lagritsakommid? Tead, lagritsad söövad soomlased rohkem. Aga mis te arvate meie muumikollektsioonide tassidest? Teate, ta on minu vanune ja see muumitrulli teema ei ole talle vist eriti südamelähedane. Okei, ma saan aru. Äkki meie uhi uuest kollektsioonist raamatut. Armastus on kõikvõimas. Kui tegemist on sama sõbrannaga, siis see nüüd küll kõige parem valik ei ole. Armastust ja köha ei saa varjata. Ta ütles mulle, et kallikene see üldse ei sobi. Siis ma ikka mõtlesin, et appi, kui raske mul oli. Hästi keeruline klient.
kabe. ma arvan, et see kabe, tal on ka juba olemas tegelikult. ta ütles iga asja kohta, et ta ei taha neid ja asjad hakkasid laualt otsa saama, siis ma mõtlesin küll, et ma ei tea, mis sellest nüüd saab. Huvitav, kas ma vaatan, et siin on selline puidust malelaud, et huvitav, et teil mingit näidist ei ole, et kas ma näeksin, et mis puust see on, et kas see on nagu kvaliteetsest puust või mul ei ole? Mul on endal see mäng kusjuures kodus olemas ja see puidust mängulaud on väga kvaliteetne. Et see sobiks võib-olla talle. Ja. Suurepärane, esimene takistus on ületatud. Aga see oli kahjuks alles esimene takistus. Kuna seal on ka 2 last perekonnas, 12 ja 7. 12-aastasele, no ma ei tea. Aga äkki tema tunneks huvi sellest aforismide raamatust, mis meil siin on, et sirgub juba suuremaks neiuks ja ma arvan, et armastus on küll talle juba lähedane teema. No on see vähemalt naljakas raamat. Abielus on miraaž 12-aastasele, no kuulge. Kas teil mõnda toredat kinkekaarti ei ole siin poes, et järsku kirjutaks talle kinkekaardi ja ta tuleb ise siia poodi ja valib omale kingitusi? Jah, ikka saame kinkekaardiga kirjutada. Ja te pakite ära ka, on ju? Ja, pakime. Super luks. Ma olin väga rõõmus, kui ta jäi rahule oma asjadega lõpuks. Siin on teie ostud. Ma loodan, et te jäite rahule nendega ja me ootame alati teid meie poodi tagasi. Väga ilus kott. Kas see on kauba peale? Ja see on kauba peale. Kingitus meie poolt. Aitäh. Ma tulen kindlasti tagasi. Head aega. Kõik head. Siin kisub päris palavaks juba. Lähme teeme vahepeal ühe ringi kooli peal. Tere! Tšau! Õpid sa ka siin? Jaa, ma olen siin koolis õppinud juba 3 eriala. Klienditeenindust, müügikorraldust ja nüüd e-kaubandust. Ahah, kuule, kas sa saaksid meile veidi kooli näidata? Jaa, ikka. See kool siin on muide Tallinna Tööstushariduskeskus. See siin on meie kaubanduse klass ja siin me harjutame, kuidas tooteid õigesti riiulitele paigutada. Näiteks see konkreetne teepakk kuulub hoopiski siia. Meie koolis on võimalik õppida paljus erinevaid erialasi. Näiteks on võimalik vahetunni ajal tulla siia juuksuriõppesalongi ja lasta endale soeng pähe teha. Või siis lasta õmblusklassis pintsakule nööp ette õmmelda. Meie koolil on olemas ka ülisuur ühiselamu, mis tähendab siis seda, et kõik kaugemalt tulevad õppijad ei pea endale korterit üürima, vaid saavad siin elada. See siin on meie kooli õppekauplus ja siin me harjutame klienditeenindust. Just siin kaupluses toimub ka täna võistlus. Aitäh sulle, Grete. Aga nüüd tagasi võistlusele. Õnne ja jõudu sulle. Läheb vaja. Tere päevast. Tere. Mida ma teile pakkuda saan? Ta tahtis sünnipäeva kinki oma sõbrannale osta. Ta on selline inimene, tead, tal on kõik asjad olemas. Mul ongi sellepärast tohutult raske. Tahaks midagi sellist püsivat. Lauamängud, kuidas teile see sobiks? Meil on siin 2 varianti lauamänge. See mäng ja siis siin on kabe. No see kabe tundub natukene nagu nii lihtne, et võib-olla siis see... See ma just mõtlen ka, et siin on ju mitu mängu, et ei ole ainult ühe õhtuga mängid läbi, et pikaks ajaks ikka. Perega ka nagu jagada seda. Tubli, sõbrannal on olemas. Nüüd veel lastele ka midagi. Nendele lastele ei olnud küll midagi seal väga pakkuda. Äkki siis oleks neil sokke vaja. Need on ka sellised tarbeesemed, et on siis on siin vansisokid ja siis sellised sinised sokid, et... Tundub, et klient on sokkidega täitsa rahul. Aga te pakite ilusti ära ka, teete kinkituse, kinkipakendi ka, eks ole? Aga meil ei ole hetkel neid võimalusi, kus pakkida. Jah. Issand, kui kurb. Aga järsku teiks siis niimoodi, et kuna pakkida ei saa, siis annate mulle väikse allahindluse. Asi kisub juba päris tuliseks. No kahjuks niimoodi ma ka teha ei saa. Et kui meie kauplus pole ette näinud, et ei paki, et siis ma ei saa ju allahindlust ka teha, et...
Ma saan teile koti sisse panna, et siin on meil teil on sellised kotid. No aga kuule, aga see kott on juba iseenesest ka väga ilus ju. No aga selle saab ju siia kotti panna ja eraldi kinkepakki polegi vaja ju. No väga hästi, kui teile see variant ka sobib. Kas ma pean selle koti ostma või juba saan selle boonuseks? See on ka kahjuks hinna sees. Või noh, et peate juurde maksma sellele. Mitte midagi, ma nii palju asju ostan ja mitte midagi. Kuulge, ma võtan ühe šokolaadikarbi veel ja ma võtan need lagritsad ka. Järsku saan koti siis tasuta. See on 3 eurot ainult. Ikka nii palju ikka tullakse vastu. No meil ei ole ikkagi ette nähtud, et see on hinna sees. Peame ikkagi selle eest ka küsima. No, ei tea. Teate, ma lähen... Sinu meelekindlus teeb sul au, Kristina. Iseasi, kuidas klient sellesse suhtub. Tühjade kätega läks ära, ütles, et ta läheb, vaatab teised poed ka üle. Ja kui ma midagi ei leia, siis ma tulen tagasi. Jaa, väga hästi. Aitäh teile. Et ma ei usu, et ta tagasi tuleb. Kõik head. Oli küll kurb, jah, kui ta ära läks. Sest noh, segadus jäi vaata, et nagu ei saanud asja nagu lõpuni teha. Pole hullu. Tööandjale truuks jäämine on kindlasti ka kohtunike kriteeriumites midagi väärt. Nüüd sa nägid meie 3 tütarlast. Kuidas sa neid hindaksid? See oli hästi tore. Kõik teretasid viisakalt, kas ma saan aidata ja selle väikese valiku seast nüüd midagi leida või pähe määrida on üsna keeruline, et selle eest neile tõesti 10 points ja nad ei lähe närvi. Ja nad ei hakka sulle peale pressima mingit asja. Et nii kui ma ütlesin, et pliiatsid ei sobi või see ei sobi, siis nad olid sellega nõus. Ja sa näed, et ta hakkab ikkagi tiksutama, et okei, et leiame mingi alternatiivi. Et keegi alla ei andnud, et see on tore. Aitäh sulle, Anu, et sa tulid. Oli väga meeleolukas. Aitäh. 2 pingelist võistlust on nüüd selja taga. Täna võtsid mõõtu noored klienditeenindajad. Kõik võistlejad olid tublid, aga saab olla ainult 1 noormeister. Selle aasta noormeister klienditeeninduses on Greta Tallinna Tööstushariduskeskusest. Palju õnne, Greta! Palju õnne sulle! Kuidas tunne on? Ma ei oska öelda! Mul on kõik tunded praegu. Tänane võistlus ja võistlejad olid väga tasavägised. Greta trumbiks olid julgus, enesekindlus ja müügisituatsiooni suurepärane haldamine. Palju õnne sulle! Aitäh! Aitäh, et vaatasite! Uuel nädalal uued meistrid!